Tere, tere, mu kullad, ilusat sõbrapäeva. Mul on täna sellised uhked südamed siin. Täna on imeline ilm väljas, siis mõtlesin, loen kähku ära ja siis ma lähen mäe peale. Et ei tahtnud päris lugemata ka jätta, neljapäeval ma ei saanud, siis ma olin tervises ja mõeldud. Eile ma olin tööl, täna on selline vaba päev, noh. Loen ära ja siis jõuan veel kõike teha, õhtul jõuan veel tantsima minna. Nii, tänase jutu pealkiri siis on või edasi järgneva peatüki nimi on teiste päästmine kloaagist. Kui tahad püüda ka kõiki teisi kloaagist päästa, kas see on sinu moodi? Kas usud, et nad upuvad ja sina pead neid aitama? Kuid mis juhtub tavaliselt siis, kui keegi püüab uppuvat inimest päästa? Uppuja tõmbab ta endaga kaasa ja mõlemad upuvad. Mis põhjusel sa küll midagi sellist teha tahad? Kloaagis ujuvatele inimestele meeldibki seal olla. Nad armastavad seda. Iga kord, kui püüad kedagi sealt päästa, hoiavad kõik kokku ja haaravad üksteisest kinni, et neil oleks piisavalt jõudu ka sinu sisse tõmbamiseks. Just nii sinuga juhtubki, kui püüad sealt inimesi päästa. Esiteks mõtle, kas küsisid neilt midagi sellist nagu, kas tahad, et sind päästetaks? Või esitasid nemad ehk sulle sellise küsimuse, kas sa võiksid mind siit päästa? Ei. Ei, kui sa püüad neid päästa, aga nemad ise sinult seda palunud pole, siis uputavadki nad sind oma armastuse kloaaki. Inimesed teevad oma valikuid ise ja sina pead leppima sellega, mida nad enda jaoks on valinud. Pead isegi laskma neil surra, kui nad on sellise valiku teinud. Vaid nii suudad sa puhtasse basseini edasi jääda. Mul on 2 poega, kes on mõlemad elus silmitsi seisnud suure uimasti probleemiga ning mõlemad jõudsid mingil hetkel ka sellisesse punkti, kus surm oli vaid sammu kaugusel. Üks neist on oma keha kahjustanud nii hullusti, et on tõeline ime, kui ta elaks veel kas või 5 aastat. Ta on kasutanud mitut liiki uimasteid ja sellisel määral, et isegi ta süda seiskus ühel hetkel. Süda taaskäivitus alles siis, kui ta keha põrandale prantsatas. See oli nagu iseenda elustamine, hoop südamele ja põmaki. Ma andsin endast parima, näitamaks oma pojale, et olemas on ka teine võimalus, aga tema ei tahtnud seda valida. Mulle on nüüd selge, et mu poeg on otsustanud elada oma elu just selliselt. See on tema elu, mitte minu oma. Ma ei saa teda millekski sundida. Olen küll kurb, et mu poeg sellise valiku on teinud, aga ühtlasi olen ka kurb ka sellepärast, et paljud inimesed teevad sarnaseid valikuid. Näen mitmeid inimesi valimas asju, mis lõpuks hävitavad nende elu, raha ja suhted ning minu jaoks on alati kurb näha kedagi seda tegemas. Kuid see ei peata mind enda jaoks valimast 990% elu. Võib jääda mulje, et kloaagis olevad inimesed ei tea, kuidas välja pääseda, aga asi pole selles, nagu ei oskaks nad välja pääseda. Nad lihtsalt ei tea, et on olemas ka teine valik. Nad ei näe seda puhast basseini enda kõrval, sest keegi pole neile basseini olemasolu maininud ja kõik teised ütlevad kooris. Ära vaata. Enda võimete 990% leidmine. Kas oled valmis alustama oma elu suurimat seiklust või tahaksid pigem minna etteaimatavale puhkusele kloaagi baaskursusel? Kas oled nautinud seda kloaaki, kus praegu ujud? Ei ole. Miks siis mitte proovida seda puhast basseini, kuigi sul pole aimugi, milliseks see kujuneda võib? Võid sealt teisest basseini eest leida šampuse, võid sealt basseini eest leida häid asju. Sa ei tea, mis sind seal ootab.
või jääksid sa meelsamini sinna, kus kõike toimuvat juba peast tead. Ehk oled sa selline inimene, kes vajab enne mis tahes teekonna alustamise kaarti. Võimalik, et sa pole mitte iialgi läinud ühelegi rännakule ilma sihtkohta ette teadmata, mis siis, kui oleks palju lõbusam minna sellisele teekonnale, mida pole iial varem eksisteerinud. Mõtle sellele, kui kosmosesse minekule lähed sellisesse paika, kust võid leida asju, mille olemasolust sul aimugi polnud. Enamasti leiad sa eest iseenda ülejäänud 9000 osa, mida sa varem pole näinud. Oled võtnud vaid ühe enda 10 000 osast ning sellest lähtuvalt elanud. Sellest ongi kujunenud sinu 10% elu. Sul on käepärast veel 990% oma ulatusest, mis tähendab, et võiksid leida enda ülejäänud 9999 osa, kui oleksid valmis seda teekonda ette võtma. Võid küll öelda, aga mul pole skafandrit ja mind pole treenitud kosmoselendudeks. Kus on see rakett, kes aitab selle lõhku tõusta? Kus on kõik need inimesed, kes peaksid mind abistama, kui õhku olen tõusnud? Kes aitab mind tagasi maa peale, kui olen kosmosesse jõudnud? Tõde on selles, et sa ei vaja skafandrit ega kosmosesüstikut. Vajad ainult iseennast. Mis siis, kui võiksid minna veelgi kaugemale sellest kohast, kus teised on suutelised elama? Kas see huvitaks sind? Kas see oleks lõbusam kui sinu praegune elu? Kas see oleks lõbusam kui kellegi teise elu? Sa ei teaks hetkekski, mis järgmiseks juhtuma hakkab ning see tähendab, et sul ei hakkaks iialgi igav. Kas see oleks sinu jaoks põnev või oled sa uskuma jäänud valet, et sul oleks hirmutav mitte teada, mida toob endaga järgmine hetk? Kuidas aga jääb siis elurõõmuga, mis oleks lõbusam, kas ühe ja sama inimesega korduvalt ühtmoodi seksimine või uute inimestega uute viiside proovimine? Ma kardan. Kahju sulle seda öelda, aga hirm on täielik vale. Sinus pole kübetki hirmu. Tõestus on järgmine. Kas satud paanikasse ja põgened, kui ette tuleb hädaolukord? Või rahustad sa end maha, võtad end kokku ja teed ära selle, mis tegemist vajab? Sa rahustad end maha. Võtad end kokku ja teed selle ära, mis tegemist vajab. Sest sinus pole mingit hirmu. Kui sa tõepoolest kardaksid, satuksid sa hädaolukorras paanikasse või põgeneksid. Sa piirad end selle 10%-ga ja kui peaks esinema hädaolukord, siis kergitad selle protsendi 12 peale. Seda tehas hakkab kõik aeglasemalt kulgema ja sina kannad hoolt, nii et kõik saaks kord aetud. Sellepärast suudavad isegi vanemad suuri veokeid kergitada, nende alt ühe käega hädas lapsukesi välja tirida. Selline vägi ja võimekus on meie kõigi jaoks saadaval, kuid me kasutame seda ära vaid hädaolukorras. Kannad kõige eest hoolt, kuni on taas ohutu lahti lasta ja lõpetada kõigest kinnihoidmine. See emotsioon, mida sa vahel koged, šoki või traumana, ei kuulu tavaliselt sulle. Oled selle ära võtnud teistelt, et nemad võiksid maha rahuneda ja end kokku võtta ning ise asjadega toime tulla. Kui sa elad üle traumaatilise olukorra ega tunnista seda võimekust, mida olukorras üles näitasid, lood sageli oma universumis vale, mis ütleb, et oled kartlik ja pelglik inimene. Kas võiksid nüüd tunnistada kogu seda võimekust, mida oled üles näidanud 1000 korda, kui arvasid, et kardad, olgugi et tegelikult sinus hirmu polnud? Kas võiksid tunnistada ka seda, et kasvatasid oma võimekuse 12%-lt 15%-ni selles raskes olukorras ja seejärel arvasid ekslikult, et kardad, sest ei tunnistanud oma võimekust?
Kas võiksid selle nüüd kõik hävitada Godzillion korda ja olematuks selle teha? Kas jah? Tänan sind. Jah. Ja nüüd tuleb see kustutuslause. Siin on nagu eesti keeles, aga ma ütleks inglise keeles. Right and wrong, good and bad, hot and bock, all 100 sorts, boys, bovads, creation, bases and beyond. Kuidas oleks siis sina oleksidki see vägi, mis suudaks sulle anda kõik selle, mida oled endast asjatult otsinud? Ainus koht, kus sa iseenda leiad, ongi see puhas bassein. Kloaagist leiad sa üksnes teisi hulpivaid. Kas oled end otsinud kloaagist, nagu see olekski õige koht, kust peaksid enda leidma? Kas sa ei tahtnud sealt lahkuda, sest arvasid, et kui piisavalt põhjalikult otsiksid, leiaksid lõpuks sealt end ülesse? Kas võiksid selles pöörases mõttest loobuda? Sind ei eksisteeri selles kloaagis. Otsid muudkui kedagi, kes võiks sulle anda vastuse selle kohta, mida sa peaksid tegema või kelleks hakkad. Aga seda tegelikult juhtuda ei saa. Ära küsi seda, mida peaksid tegema või kelleks hakkama. Pigem küsi, millise valiku sa peaksid tegema. Esita see küsimus ja lihtsalt juurdle selle üle. Missuguse valiku peaksin ma tegema, et võiksin saada täpselt selliseks, nagu tahan? Või täpselt selliseks, nagu ihkan? Suurim viga, mida me näeme inimesi tegemas, on see, et nad vaatavad suhte kõiki osi nõnda, nagu nende osade uurimine annaks neile mingit selgust. Osad eraldi ei suuda meile mingit selgust anda. Seda suudab teha vaid tervik. Selle asemel, et üritada mõelda, millised osad või millised tükid on puudu või mida sa peaksid lisama või mida peaksid lisada või mida teha teisiti või teha suurema selgusega. Lihtsalt lase kogu asjal täies mahus ilmneda ja küsi siis, missuguse valiku ma teha saan. Kui võtad omaks mõtte liikuda kaugemale sellest kohast, kus on suutelised elama kõik teised, muutud sa otse kui kutseks teistele inimestele, et nemad samuti end kokku võtaksid ja püüaksid küündida enda võimete piirini. Kui sa selle mõtte omaks võtad, lahkuvad paratamatult mõned inimesed sinu elust. Nad lahkuvad ega taha sinuga enam iial mingit tegemist teha. Ma kaotasin paljud oma head sõbrad pärast seda, kui hakkasin seda võimalust tunnistama. Nad lihtsalt kadusid ega tahtnud minuga enam rääkida, sest nad ei tahtnud, et muutuksin. Nad teadsid, et kui mina muutuksin, siis poleks neil enam mingit vabandust õigustamaks omaenda arvustusi selle kohta, mis on nende universumis õige ja mis on vale, ning see mõte tekitas neid liiga suurt ebamugavust. Ja nüüd tuleb üks abivahend, vali 10-sekundilised inkremendid. Enne selle raamatu lugemist ei taibanud sa, et võiksid valida elu oma võimete ülejäänud 990% ulatuses. Pole tähtis, kas oled valinud mõnes konkreetses valdkonnas jääda 10% piiresse. Käesolevast hetkest algavad järgmised 10 sekundit. Ja nüüd tuleb harjutus. Sul on ülejäänud elu elamiseks 10 sekundit. Missuguseid valikuid sa teed? Piip, läks käima. Hästi. Ja su eluaeg ongi läbi. Nii kähku. Sul on jäänud elu elamiseks 10 sekundit. Mis valiku sa teed? Piip. Hästi. See eluaeg on läbi. Sul on jäänud elu elamiseks 10 sekundit. Mis valiku sa teed? Piip. Hästi. See eluaeg on läbi. Kujuta ette, kui terve sinu elu oleks selline. Kujuta ette, et võiksid teha valiku iga 10 sekundi kohta. Isegi kui sa valisid eelnevalt 10%, sest arvasid, et selline peabki elu olema, või püüdsid seeläbi oma ema armastada või vihata
oma isa armastada või vihata, nende seisukohta õigustada või maha teha või mis tahes muul põhjusel. Vahet pole. Mis siis, kui mõistaksid? Ohoo, nüüd algas uus 10 sekundit. Võin kohe praegu teha täiesti teistsuguse valiku. Ja mis siis, kui küsiksid? Kas ma valin 10 või ülejäänud 990%? Kui lõpetaksid vastu puiklemise ja reageerimise oma praegustele valikutele ja mõistaksid, et tegu on vaid sinu tehtava valikuga, võtaksid vabalt valida ka midagi muud. Olgu, ma valin midagi muud. Millise valiku tahaksid sa täna teha? Sul on alati valikuvõimalus, kui suure osa oma elust oled sa loonud lähtudes arvamusest. Mul ei ole mingit muud valikut. Kas püüad kasutada sõrmuste isanda loogikat ja leida ainsama valiku, mis oleks kõigist teistest võimsam? See on probleem. Inimesed püüavad endale luua üht kõikehõlmavat valikut, mis juhiks kõiki nende otsuseid, et nad ei peaks siia tegema ühtegi erisugust valikut. Tegelikult on nii, et peaksid olema võimeline tegema oma valikuid 10 sekundi kaupa. Just igavesti kestvad valikud ongi need, mis võtavad sinu elult kogu valikuvabaduse. Peaks vett võtma. Suu ära kuivanud. Lugemisega hakkab täiega suu. No nii, nüüd olen ma tagasi. Ja loeme jälle edasi. Kui palju oled sa teinud igaveseks mõeldud valikuid, mis sinu praegust elu hävitavad? Kas võiksid need kõik hävitada ja Godzillion korda olematuks teha? Jah. Tänan. Right and wrong, good and bad, bock and bot and bog, all 100 shorts, boys, boats, creation, bases and beyonds. See käib siis selle jutu kustutuslause siia käib otsa, mis kustutab kõik selle. Enamik inimesi küsib, millist valikut ma täna teha ei tahaks. Nad elavad lähtudes vastupanust, kui küsivad, mida ma ei tahaks täna oma ellu lasta. Nad mõtlevad, oh ei, ma tean, et täna tuleb see minu ellu. Nad ei taha millegagi tegemist teha, seega tuleb neil tingimata sellega tegemist teha. Et tõmbab sellega just nagu oma ellu. Mis siis, kui sa ei peaks mitte midagi muutma? Mis siis, kui sul oleks iga 10 sekundi järel võimalus muutuda? Enamik inimesi püüab ellu tuua järjepidevust, otse kui muudaks see nende elu etteaimatavaks. Miks tahta elu, mis on etteaimatav, turvaline ja igav? Õige. Milline väärtus on kõrvale kaldumatu elu elamisel? Kas tahad kõiges järjekindlust, sest tahad kõike kontrollida? Kui sa pole valmis nägema teistsuguseid võimalusi, püüad sa meelega oma elu muuta järjepidevaks ja igavaks. Kas arvad, et see aitab sul meie reaalsusesse paremini sobituda? Oled humanoid ega suudagi sellesse reaalsusesse sobituda? Võid hoopis valida selle 990% elu ja luua midagi, mida sa pole kunagi olnud valmis looma. Omaenda reaalsuse. Sul on vajadus puutepunktide järele. Teatud määral teed sa alati seda, mis on sinu jaoks tuttav, isegi kui see valik on närune, sest nõnda tead sa täpselt, kus oma eluga oled. Teed valiku minna tagasi millegi tuttava juurde, sest see aitab sul reaalsuses orienteeruda. Sellised orientiirid tähistavad energiat, milleks sa oma elu pead, ning kui mõni neist energiatest kaduma läheb, satud paanikasse ja astud seda otsima. Ütleme näiteks, et oled kogu elu muretsenud raha pärast.
muretsenud raha pärast. Sa pead raha oma elu tähtsaimaks asjaks, siis aga muutub midagi ja sa lõpetad raha pärast muretsemise. Hommikul ärgates on su esimene tunne, jumal küll, midagi on puudu. Mis küll puudu on? Muretsemine on puudu. Kannatasin üks vahe seljavalu käes ja veetsin sisuliselt 1,5 aastat selili lamades. Mõtlesin toona, ma ei suuda seda enam taluda. Tapan ennast ära, kui mu ellu ei tule midagi sellist, mis annaks mulle teise valikuvõimaluse. Ma ei suutnud isegi toidukotti tõsta ega majast lahkuda. Ma lihtsalt lamasin liikumatult ühes kohas ja vaatasin telekat. See ei olnud minu jaoks elu, kuna ma nõudsin olukorra muutumist, sain tuttavaks inimesega, kes tegeles rolfinguga, mis on teatud liiki sügav kudede massaaž. Pärast 5 massaažiseanssi oli mu valu kadunud. Ühel hommikul ärgates mõtlesin ma, midagi on valesti, midagi on väga valesti, midagi on lahti. Valu polnud enam. Ma ei tundnud esmakordselt 2,5 aasta jooksul mingit valu. Sellises olukorras taas lood saab probleemi 90% tõenäosusega, sest oled otsustanud, et selline peabki su elu olema. Lähed ise probleemi otsima ja teed kõik võimalikku, et tagasi sellisesse seisu jõuda. Selle asemel, et küsida, kes ma täna olen, mida veel saan tekitada, mis on veel praegu võimalik teha, kuidas oleks, kui võtaks aluseks oma praeguse olukorra, mitte ei püüaks uuesti leida seda energiat, mida oma eluks kutsusin, et näha, kas suudad uuesti selle omaks võtta. Kui sa lähed tõsimeeli otsima oma vaatenurka selle endisel kujul, lood sa kogu olukorra uuesti. See on üks meie suurimaid andeid ja võimeid. Tein ja mina kutsume seda taasloomiseks. Aga mis siis, kui me seda enam ei teeks? Sul on valikuvõimalus igal hetkel, kui teadvustad endale, mis loob sinu ellu just sellisel kujul. Võid minna tagasi kloaki või öelda, ei, ma ujun nüüd selles puhtas basseinis. Mõned inimesed küll tahavad muutuda, aga usuvad samas, et vajavad mingeid orientiire teadmaks, mida nad täpselt muudavad või kas nad üldse muutuvad. Neil on võimalus muutuda ja elada täiesti teistsugust elu, aga kui nad lõpuks võtavadki kokku julguse astuda lävepakule, pööravad nad otsa ringi ja hakkavad jooksma risti vastupidises suunas. Püüad leida oma varasemaid orientiire, mis näitaksid sulle, et sinu reaalsus on olemas. Aga mis siis, kui sul polekski mingit reaalsust? Kas sa oled ekslikult arvanud ja eeskujuks võtnud uskumuse, et kui sa ei järgi kõigi teiste reaalsust, siis satud sa eksiteele? Kas usud, et teiste inimeste reaalsus on kuidagi lõbusam või oled sa pigem valmis surema kui teistmoodi elama? Mis siis, kui võiksid muutuda ja kogeda reaalsust, mis erineb teiste inimeste omast? Paljud elavad sellises olekus, mida meie kutsume vaikseks meeleheiteks. Ehk on tegemist lihtsalt uskumatu igavusega. Vaat nii. Selle koha peal ma nüüd lõpetan. Nii. Ja veel on aega minna õue ja nautida seda imelist sõbrapäeva. Et ma panen siia ühe laulu veel lõppu. Vaatame, kas on. Sõbrapäeva laul. Nii. Tuleb kohe sõbra laul. Ma loodan, et te kuulete nüüd. Mõnda praegu on reklaam. Nagu ikka, peab sellega leppima.
nii. Ja ma lähen täna tantsima. Unistus siis talve läks. Ilusat sõbrapäeva!